Tere tulemast tagasi Head Oomika podcast kuulajad. Meie oleme Michelle ja Annika. Oomika podcasti eesmärgiks on jagada teiega erinevaid teadmisi ja kogemusi, mis on meie eludes hästi toiminud ning millest võiks praktilist abi olla, et enda elu mõnusamaks muuta. Kas pole mitte nii, et elades enda igapäevaelu, tunneme päris sageli, et ükskõik mida me teeme, ükskõik kuhu läheme, midagi kriitiliselt olulist jääb justkui kogu aeg puudu. Just nagu see päris elu hakkab siis alles kunagi hiljem, aga enne seda pean veel midagi suurt korda saatma. Ja nii me muudkui otsime. Põgeneme reisile, võtame ette selle uue raamatu, järgmise kursuse, võib-olla mediteerime, teeme mida iganes selleks, et leida lõpuks see, mida oleme alati igatsenud. Kuid kas sellele kõigel on olemas ka mingi päris lahendus? Ja hakkame siis arutama. Oleme tänaseks jõudnud meie emotsionaalse intelligentsuse seeria, võib öelda, et kõige ilusama osani. Ja kuna olles siin mitu kuud rääkinud pigem madalatest ja negatiivsetest emotsioonidest, oleks aeg võtta vahele ka midagi helgemat. Ehk täna räägime armastusest, sest nagu ütlevad targad sõnad, ilma armastuseta suurendab teadmiste omandamine ainult segadust. Armastus on ühelt poolt nii lai mõiste, inimlikust isiklikust, mida me kõik tunneme, kõige sügavamani, ehk selle algse jõuni, mis on kõik asjad loonud. Ja mis elavalt iga nähtuse kõige sügavamal tasandil on kogu aeg alles. Isegi kui see asi tundub meile elutuna. Teiselt poolt see sõna ise on nii üle kasutatud ja seeläbi nii ära kurnatud, et ta teeb nagu natuke ettevaatlikuks. Armastus on elu kõige suurem paradoks. Sa ise oled see, sõna otseses mõttes. Ja ometi ohverdad kogu oma elu selle otsimisele. Ja mitte kunagi leidmata teda sellises vormis, mis sind täielikult rahuldaks. Midagi jääb alati puudu, täpselt nagu sa kirjeldasid. Sul on kindel intuitiivne veendumus, et kuskil on midagi veel paremat. Ja nii sa otsid. Eks siuke tunne, et sa pead selle ainult üles leidma. Mina oma elus olen jõudnud hästi lihtsa asjani. Elu on armastus. Ja seda sõna otseses mõttes. Kogu inimese arengutee ei ole mitte midagi muud, kui jõuda selle lihtsuseni. Ja jõuda praktiliselt. Elu sunnib inimest süvenema. Sunnib elu ennast ja kõike sinu ümber tundma õppima. Ja kui sa vastu põtkid, siis sa lihtsalt jääd elul alla. Iga kannatus, ükskõik kui suur või väike, näitab armutult, et sa kasutad midagi valesti. Et sa pole midagi ära õppinud. Ja see tagasiside mehhanism on ülikiire ja nagu ma ütlesin, armutu. Ehk elu on hästi elus. Elu on ülitundlik sinu suhtumise ja tegude suhtes. See on selline jooksev hindamissüsteem justkui. Ja kui sa selle läbi näed ja omaks võtad, siis saad sa seda kõige targemal moel ära kasutada. Mida ta siis tegelikult õpetab? Mina olen jõudnud selleni, et elu õpetab armastust. Vahel kulub selleks meeletult palju aega, et lõpuks taibata, et tegelikult on kõik palju lihtsam. Ja samal hetkel, kui ma selle läbi hammustasin, tekis tohutu rahu ja kergus. Selline tunne nagu tonn raskust võeti elult või seljalt maha. Ja selliseid hetki elus nimetatakse taipamiseks. Sulle avaneb, nagu elusalt avaneb mingi saladus, mida sa kogu elu oled jahtinud. Niimoodi välja öelduna pole see justkui mitte midagi. Võib panna kuulajat õlgu kehitama, et liiga lihtne, mis siin ikka. Aga sinu enda jaoks muutub kõik. Sellise taipamise hetkest algab täiesti teine elu. See päris minu elu. See elu, mida kõik ootavad ja mis alati tundub alati natuke hiljem saabuvat. Ehk just täpselt nagu sa kirjeldasid, et ma pean veel justkui mingi asja ära tegema. Tõelisel armastusel on väga selged ja lihtsad tunnused. Ja hakkame siis arutama jälle. Armastus pole emotsioon, mis tuleb ja läheb ja sõltub sellest, mis tuul parasjagu puhub. Päris armastus on stabiilne. See on seisund. See on seisund, kus sa tunned ennast kindlalt. Ja see on selline totaalne kindlus. Ükskõik, kuhu sa ei lähe, sa oled kodus, pärale jõudnud. Armastuse kaksikvend on siirus. Sa saad olla siiras siis ja ainult siis,
kui sa tunned ennast turvaliselt. Ainult kogedes armastust saad sa olla tingimusteta siiras. Sul on kogu aeg hea, kindel ja turvaline olla. Kõigutamatu turvatunde tõttu võid sa endale lubada olla avatud, aus ja vaba. Sest sa ei vaja kelleltki midagi. Sest sul juba on see, mida kõik otsivad. Ja sa ei karda enam kedagi ega midagi, sest keegi ei saa sinult seda ära võtta. Kõlab nagu vabadus. Sellise seisundiga kaasneb soojus ja eneseväärtustamine. Selline eneseväärtustamine, millel ei ole mitte midagi ühist uhkusega. Tekib järjest tuntavam ühesus kõigega ja kõigiga ja sa hakkad kogema lähedust. Sind mõistetakse ja sina mõistad teisi. Ja ükski töö või asi, mida sa teed, ei tundu enam eneseohverdusena. Kui alla selle tasandi on elupidev ebatäiuslikkuse läbielamine, siis nüüd arusaamine maailmast pöördub 180 kraadi. Ja sa taipad, et iga asi juba on täiuslik. Et areng toimub täiuslikkusest täiuslikkusesse. See on selline sügav, rahulik intensiivsus. See seisund, millesse sa siis satud, kus kiiret ei ole enam kuhugi. Aga samas aeglus ei kuulu sinu maailma enam ammu. Armastuse kaudu hakkad sa elu mõistma. Nagu hoopis teisest kohast, ehk elu, ilu ja sügavus hakkavad avanema ja seda eksponentsiaalselt. Sa valid selle, mis ilmestub just nüüd, just sellel hetkel. Elu tingimusteta omaks võtmine, et kõik on nagu on ja see on okei. Ja see on selline seisund, milles sa koged vabadust, mis on pidev. Sa hakkad selgelt nägema, et iga inimene elab oma arenguastme piirangutes. Keegi lihtsalt ei oska paremini. Eks see on selline lause, mida me oleme läbi kõikide podcastide vist vähemalt korra öelnud, aga alles armastuse seisundis muutub see sinu jaoks reaalsuseks. Ja see sama kehtib ka sinu kohta, mineviku sina kohta. Ehk kõik, mida sa oma minevikus kahetsed, sa tegid nii, sest sulle tundus sellel hetkel see kõige parem valik. Kui sa oleksid osanud paremini, siis oleksid ka teinud paremini. Sa näed, et iga inimene püüab iga hinna eest leida täpselt ühte ja sama asja. Et kõikide tegude motiivid jooksevad kokku täpselt samasse kohta, leida see päris armastus. Et kogu ärevus ja sellele järgnev läbipõlemine, totaalne pettumus ja sellest tulenev apaatia on ainult vägivalla tulemus. Sellise vägivalla, et inimesed otsivad õiget asja absurdsetel viisidel. Ka kõige äärmuslikuma julmuse taga on tegelikult meeletu soov leida armastus. Ehk inimese juhib üks ja sama juurmotiiv, mis on kõigil üllas. Ja samas üks ja sama pimedus, mis on samuti identne. Ja selle pimeduse nimi on teadmatus. Ja et natukenegi seda leevendada, selleks see podcast sündiski. Teadmatuse see elab inimene nagu lõksu aetud loom, meeleheites ja väljapääsuta. Ja kui ta taipab, nagu sügavalt taipab ära selle, millest ma just rääkisin, siis see muudab elu rohkem, kui võiks arvata. Ehk sellega kaob kõikide kurjade juur, süüdistamine ja süüdi olemine. Ja kõige vastu, mis enne närvi ajas, tekib sügav kaastunne. Ja selles kaastundes on armastus. Alles sellest mõistmisest saavad hakata paranema mineviku haavad, sest kogu elu läheb täiesti teise konteksti. Ja sinu elu tegelikuks sisuks saab ennast sellest pimedusest lõplikult välja tõmmata ja siis aidata neid täpselt nii palju teisi, kui sinu poole pöördutakse, et kaob ära ka see vägivald, et sa oma õiguste taipamist tahad teistele peale suruda. Armastuses on sul kogu aeg hea olla. Sa ei ole enam nagu häälest ära. Sa oled lõdvestunud, keha paraneb, paljud haigused ja nõrkused lihtsalt kukuvad ise ära. Ja kõigel on justkui üks maitse. Samas sellel maitsel on nii palju nüansse ja sügavusi, et see ei tüüta mitte kunagi ära. Ei muutu mitte iialgi läilaks ega igavaks. Ja sa hakkad kogema elus olemist kui ülimat naudingut.
tekib selline rõõm ja täitumus hetkest hetkesse. Lisaks hakkate tajuma harmooniat totaalselt igal pool. Ja sellest tekib veel isesugune nauding. Ja nii sa vaikselt hakkad armastust järjest sügavamalt ja sügavamalt mõistma, ise seda elades. Ja see kunagine lapsik soov, et nüüd keegi tuleks ja mind armastama hakkaks ja selle kaudu mind ära päästaks, sa avastad, et enamus inimesi on sellesse muinasjutu kinni jäänud. Keelduvad nagu päris maailma ümber kolima. Ja sul puudub vähimgi vajadus kellegi muinasjuttu lõhkuda, et kedagi päästa. Ja nagu ma ütlesin, aitad ainult neid, kes ise sinu poole pöörduvad, et lõpeb vägivald igal tasemel. Kaob ära ka selline halva ja hea mõistetava mõttes. Sa hakkad vaatama nagu ainult sellest kriteeriumist lähtuvalt, kas mingi asi töötab või ei tööta. Ehk kas mingi asi, mida sa kasutad, kas see lõhub elu või ehitab seda üles. Ehk valikud saavad nagu hästi lihtsad. Kui inimene hakkab tegelema vägivalla vabastamisega endast ehk emotsioonide transformeerimisega, hakkab temas avanema paralleelselt 2 fenomeni. Esimene on selgus. See on selline totaalne, järjest selginev selgus, kus justkui filtrid võetakse maha sinu ja maailma vahelt. Sa hakkad märkama asju, mida sa enne ei märganud, leidma seosed, mis enne olid varjatud. Läbi nägema inimeste motiive sellise määrani, et sinuga ei ole võimalik enam ühelgi moel manipuleerida. Sa nagu näed maailma täiesti uue, värske ja selge pilguga. Nii mõnedki sõbrad kukuvad järsku su elust ära, aga juurde tulevad sellised inimesed, kes on sarnasel selgusastmel, tegusad ja targad. Tekib tohutu kaastunne, nagu ma juba ütlesin, oma endise nagu rahul olematuse poolt looritatud elu ja enda vastu selle segaduse ja valu sees. Ja teine selguse kaksikvend on rahu ja tasapisi avanema hakkav headus ja soojus oma kõikides jälle varjundites ja värvides. Ehk elu tuleb ellu tagasi järjest suuremal määral. Algab selline normaalne elu. Elu, milles sul on hea olla ja mille põhisisuks saab areng ja aitamine, teiste aitamine julguse tasandile. Julgusest me rääkisime pikemalt ühes episoodis. Sest allapoole julguse tasandit apaatias, kurbuses, ärevuses, vihas ja uhkuses on elu piin. Ja seega nii hüppelauaks kui edaspidiseks saatjaks armastusele on alati olnud ja saab olema julgus ja ausus. Et see hästi-hästi kõlama jääks, siis sa ei saa elada armastuses ja edasi minna kõrgematele tasanditele, kui sa oled ebaaus. Ausus on nõue. Ja julguses ja aususes jätkates siis mingil hetkel inimene nagu ärkab mingist okas roosikese unest ja taipab, et 0 pointi on toita ükskõik millist negatiivsust, ükskõik millist valu. Ja inimese areng ehk, kui nii võib öelda, siis emotsionaalne evolutsioon ohvri seisundist julgusesse võtab tihti pool elu, kui mitte rohkem. Ja äärmuslikul juhul vahel saab inimese elu enne otsa, kui inimene selle elementaarse tarkuse otsa komistab. Ja see ehk ongi kõige suurem traagika üldse, mida mina olen näinud, mis inimesi tabab. Eks see on selline paradoksaalne traagika, kus inimene kannatab ja ta raevukalt kaitseb oma õigust kannatada ja samas värvikalt õigustab seda ja keeldub omaks võtma ausust ja julgust, mis hüppelauana teda teise justkui maailma lennutaks. Natuke julgusest räägin edasi, et aru saada, et see on üks koht, kuhu saab hüpata, nagu ma julguse podcasti osas rääkisin, ja alles siis tekib otsustav pööre. Ehk sa saad kogu oma elujõu kanaliseerida ümber, toitma seda, mis sind elus tugevaks teeb. Ja see on kogetav teatud nagu ümbersünnina. Sa järsku satud elu heledama poole peale. See on hästi järsk muutus. Sealt alates, kui sa teed sellise otsuse, isegi kui tulevad tagasilöögid, sinu sisemine seisund ei kõigu enam, sest otsus hoiab sind õiges kohas. Ausus, julgus ja jõud hakkavad kiirgama sinust kui isiksusest ja selle tulemusena sa muutud turvatunde allikaks kõigele, kellega sa kokku puutud, kõigile. Ja sinust hakkab kiirgama nagu teatud sellist jõudu ja sa muutud sellega turvatunde allikaks kõigile, kellega sa kokku puutud. Ja kõik su elus muutub järjest konstruktiivsemaks. Lõpetad lõhkumise igal tasandil.
hakkad avastama ühe tähtsa asja teise järgi, mis omakorda viivad sind hüppeliselt edasi. Näiteks avastad, et asjad, mis on väärt tegemist, on väärt hästi tegemist. Ja paljud asjad ei vääri üldse tegemist. Ja mitte ükski asi ilma peal ei vääri halvasti tegemist. Hästi lihtsad printsiibid, naeruväärselt lihtsad. Aga kui sa hakkad nende järgi elama, siis sa avastad flow. Ja taipad, et selles voos saab kogu aeg tegutseda. Tegib uus normaalsus. Ja siis inimesed hakkavad pöörduma sinu poole, hakkavad oma taipamisi teadlikult jagama kõigiga, kes tahavad sellest ohvriseisundist pinnale ujuda. Ja kroonilistest uppujatest saavad ujujad sinu ümber. Ja sellest, kui sa seda näed, tekib rõõm. Rõõm, et teistel läheb hästi. Ja sa taipad, et kadedus, mis alamatel tasanditel, kui sa ei tunne ennast hästi, on peaaegu vältimatu. Enamus inimesi isegi tegelikult ei teadvusta ära, kui kadedad nad on. See on hästi kummaline. Ja seal sa hakkad taipama, et see, kui sa kunagi kogesid kadedust, et see on nagu jabur. Naeruväärne, et sa ei oska seda endale enam isegi ette kujutada. Mõni uppuja, kes sult abi palub, aga ei tahagi ujuma õppida. Tahab, et sa talle kunstlikku hingamist teeksid kogu aeg, regulaarselt. Ja sa taipad, et seda sorti abi headuse sildi all tegelikult ainult pikendab tema agooniat ja siis sa lased tal põhja minna. Aga samas sinu kaastunne süveneb. Aga sa ei võta teise inimese elu enda kanda, sa ei võta tema valu enda valuks. Sa ei päästa maailma. Kui sa niimoodi ise järjest edenedes ja targalt aidates tugevamaks saad, hakkad sa avastama, et see püsiv heaolu ja turvatunne, mida sa kogu eelneva elu otsisid, sa oled kogu aeg selles ja mitte ainult. Sinus järk-järgult kasvab üks imeline tunne. Ehk tekib selline kõrgendatud tundlikkus ilu suhtes. Järsku avastad, et sa ei kipu enam haigeks jääma. Võid avastad, et su kaal hakkab langema või on ideaalseks muutunud kogemata vahepeal. Et sulle hakatakse komplimente tegema. Kui hea sa välja näed, kuigi sama väljanägemisse ülemäära ei panusta. Ehk sa oled muutunud selle tunde kujuliseks, mida sa kasutad. Elu sinu ümber võtab järjest sama vormi ja seda nimetatakse külluseks. Nüüd, see tee armastuseni ei ole ainult välja valitutele. Selles ei ole mitte midagi utoopilist. Sellel teel on üks vääramatu põhjanael. Julge olla aus. Julge olla hea ja töökas. Ja varem või hiljem sa avastad vaikuse. Avastad, et kogu selle asjadega asjatamise, tõusude ja mõõnade, mõtete ja emotsioonide taga on tohutu vaikus, tohutu vabadus, mis on kogu aeg siinsamas olnud ja oodanud, kuniks sa küpsad, et see avastada. Ja siis tekib võimalus teha järgmine level up, aga sellest juba edaspidi. Milliseks muutub inimene, kui ta hakkab elama armastuses, et oleks nagu mõned sellised tugipunktid, kust veel kinni hoida peale aususe ja siiruse. Inimene, kes elab armastuses, on siiras ja südamlik, soe, helde, hooliv, toetav, kindel, kaastundlik, kaitsev, teisi tõstev, tänulik ja tunnustav ja andestav. Selle inimese motiivid on alati puhtad, ta on üdini aus ja sinus ärkab üllus ehk kõige kõrgem joon, mis teeb su lummavaks. Ainult armastuses saab inimene olla alandlik. Armastades muutus sa ligitõmbavaks nende tunnete tõttu, mida sa kasutad. Armastus on selline olemise seisund, mida sa ei pea otsima. Ta hakkab ise kiirgama, kui allasurutud emotsionaalse valuplokid on lahustatud. Ja armastus on see, milleks me muutume. Selle oskuse kaudu, kui me oskame oma valu vabastada, lahustada. Ja see toona meetod, mida ma õpetan, sündis armastusest, armastuse vastu, sõna otseses mõttes. Ja kui sa natukene hakkad seda maitsma, siis sa taipad, et elada selles seisundis on ainus normaalsus. Kuna ainus, mida me tegelikult tahame, on armastus, andis see toona meetodi looja Lester Levenson intelligentsile täiesti teise definitsiooni. Ehk intelligents peaks olema määratletud selle järgi, mida me kõik kõige rohkem soovime. Inimese intelligentsusaste,
on tema kirjelduses võrdeline tema võimekusega armastada ehk olla õnnelik. Sellega on päris raske vaielda. Armastav inimene on nagu valgus. Ta on õnnistuseks kõigile, kellega ta kokku puutub. Ta ei peagi nii väga midagi korda saatma, lihtsalt tema seltskond mõjub nii, et sinu valu taandub, ärkab inimlikkus. Selline inimene mõjub leevendavalt. Ta tervendab ainult oma kohalolekuga. Aga kuna tee püsiva armastuse seisundini käib tarkuse kaudu, on sellisel tegelasel tihti ka midagi asjalikku öelda, kui temalt nõu küsida. Armastus ravib ja seda sõna otseses mõttes. Armastus on kõige võimsam transformeerija. Ta mõju energiana on nii võimas, et piisab, kui üks inimene mingis seltskonnas või kui inimgrupis seda kasutab, ta vaikselt muudab ära iga olukorra ja iga inimese selles. Natuke muudab. Armastuse lähedal kogu inimlik väiklus ja pahatahtlikkus kipub lahustuma. Nõme on olla nõme, kui su kõrval on midagi, mis on nii ehe, nii päris. Kui sa hakkad elama armastuses, siis kogu su mineviku valu hakkab selles jooksvalt lahustuma. Paljud jamad lihtsalt kukuvad ise ära. Sa ei saa enam vassida, valetada, slikerdada, manipuleerida. Samal ajal paljud asjad, mida sa kogu elu olid igatsenud ja mis olid jäänud kätte saamatuks, alles siis saavad võimalikuks. Nad tihti kukuvad sulle ise sülle. Tundub nagu müstika. Tegelikult on see puhas füüsika. Ehk selle energiaklassi mõju on nagu magneetiline. Nii kõrge, et sa hakkad kokku puutuma, nagu ma juba enne ütlesin, elu ilusam osaga. Ta kujundab ümber mitte ainult inimesed sinu ümber, vaid ka kõik olukorrad. Armastus annab erilise kindluse ja võimekuse teha asju, mida me tavaliselt mitte kunagi ei teeks. Ja armastus annab jõudu inimestele sinu ümber. Andestamine on armastuse üks vorme. Võimekus näha inimesi olukordi läbi küpsuse ja selguse. Kui sa hakkad läbi nägema, mis tasanditel lõviosa inimestest elab ja taipad kui lootused on leida seda, mida nad igatsevad nendelt tasanditelt. Et teisi süüdistades ja ennast haletsedes ei saa kunagi, mitte midagi sellist, mida sa igatsed, siis tekib tohutu sügav kaastunne. Seda ma natuke puudutasin enne. Ja tekib tohutu kaastunne ka enda vastu, et vaatad, ei tea, mis vigu ma olen teinud. Kui palju haiget teistele, kui meeletult haiget iseendale, ühe lolluse teise järgi. Ja ometigi tollel ajal tundus see kõige parem valik. Ja alles sealt saad sa põhjani aru süüdistamisega nähtuse absurdsusest. Kõik vead tekivad ainult sellepärast, et me ei oska kasutada õigeid energiaid, õigeid emotsioone. Taipad põhjani ära, et negatiivsus ongi valu ja ainult valu. Ja et valu toodab valu juurde. Ja et valu kasutades mitte ükski asi ei lähe paremaks, ei sinu sees ega nende sees, keda sa oma valuga üle kallad, näiteks üllal eesmärgil neid ümber kasvatada. Taipad sügavalt ära veel ühe elupõhi sellise, kuidas ma ütlen, nagu seaduse või, et eesmärk ei pühitse abinõu. Pole mitte kunagi seda teinud ja ei saa mitte kunagi seda tegema. Ja siis see järjest süvenev kaastunne hakkab armastust avardama. Kui alguses on väga terav vahe lähedaste ja võõraste vahel, siis süvenedes armastusse hakkavad need piirid sulama. Sa hakkad vahetult kogema, et süvenedes ükskõik millesse leiad sa alati lõputu ilu, lõputu headuse, lõputu tarkuse. Ja et kogu võitlus, vägivald ja valu on ainult pinnapealsus. Et ka kõige valusama valu, kõige sügavam aspekt on armastus. Selle ma varastasin jälle Lesterilt. Põrgu ja paradiis on pärit samast allikast. Põrgul ei ole oma iseseisvat eksistentsi, ehk kurjusel ei ole kurjuse juurt. Ja just see teadmine avab võimaluse kogu sisemine emotsionaalne valu lahustada. Tänu sellele faktile ongi see üldse võimalik. Every emotion is love in disguise, avastas siis Lester Levinson, sealt see Sedona meetod sündis. Ehk iga emotsioon on maskeerunud valu. Inimese võimekus seda valu armastuseks tagasi transformeerida, ehk oskus mitte olla valuori terve elu. See on minu arust konkurentsitult kõige praktilisem oskus üldse. Ma ei ole kohanud ühtegi inimest oma 25-aastase karjääri jooksul, kes oleks kunagi kahetsenud, kui ta selle oskus on omandanud. Mitte ühtegi. Ehk selline oskus
annab inimesele arusaamise elust enda sees ja enda ümber täiesti nagu süveneva sügavuse mõõtma. Inimene avastab, et igasugune emotsionaalne ebaintelligentsus on vägivald. Et kui sa mingi tunde alla surud, siis sa oled juba vägivaldne selle tunde vastu. Ja iga vägivald käivitab vägivallatsükli. Alla surutud tunded hakkavad lõhkuma su keha. See omakorda tekitab rohkem ärevust, mida sa siis omakorda alla surud, kuni sisemine pinge läheb nii suureks, et sa ei suuda seda enam peita. Ja siis nähvad kellelegi ja nii käivitub põrguring. Ja sellises mängus ei ole võitjaid. Üheski sõjas ei ole võitjaid, kõik kannatavad. Eemalt kainelt analüüsides on see puhas arulagedus ja ainus tarkus on see sõda lõpetada enda sees. Kui inimene avastab endas selle otsustavuse, see teekond ette võtta, valu vabastamise metoodika selgeks õppida, siis ta hakkab avastama endas headuse ja õnne selliseid varjundeid, mis on kaugelt üle selle, mida ta on igatseda osanud. Armastus on alati kohal. Ta ärkab kohe, kui sa soovid seda. Ta on kõikide asjade kõige sügavam aspekt. Ükskõik milline valu, emotsionaalne valu apaatiast, ärevuse, raevuni on võimalik selleks alguseks tagasi transformeerida. Ja selliselt, et sinu vangistatud elujõud vabaneb. Et see, millest alustada võib-olla, võiks alustada lihtsast headusest. Ehk lihtne headus enda ja kõige elava vastu on üks kõige transformeerivamaid jõude üldse. Kokkuvõtvalt võiks öelda, et armastus algab julgusest valida vabadus, julgusest õppida vabaks oma valust, julgusest lahustada vastuseis elule. Ja vot siis läheb elu täiega ägedaks. Mida rohkem sa teed ühte valikut, seda tõenäolisemalt teed sa seda jälle. Ja kõik maailma targad õpetavad ainult üht, kuidas häälestuda segadusest selgusesse, pinnapealsusest sügavusse, ärevusest armastusse. Sest armastus on alati kohal ja iga hetk on ainult sellepärast võimalik, et ta on sündinud armastusest. Et ma võtan selle pika monoloogi siis kokku, nüüd ei lasknudki sul rääkida üldse midagi, Lester Levensoni tsitaadiga. Armastus on vastus kõigele, eranditult kõigele, sest armastuses on iseenda reaalsus. Aga aitäh, Annika. Täpselt kokkuvõtteks, et sellest emotsionaalsest valust vabaneda tundub kordades lihtsam, kui selles elada ja seda kogeda. Ja kogu selle teema kokkuvõtteks, nagu sai episoodi alguses mainitud, siis nende päris lahenduste pakkumiseks, leidmiseks kutsume teid Annikaga juba 19. märtsil Hestia hotell Euroopas toimuvale intensiivkursusele emotsioonide meisterlik juhtimine, kus saab tõesti need päriselt praktilised tööriistad, kuidas sellest valust kiiremini välja jõuda ja kuidas teha enda elus see level up. Et see kõik ei jääks lihtsalt teoreetiliseks. Et ootame teid. Aitäh!